Tervist, mina olen Liisi Toom ja olen selle persoonibrändi kanali looja, persoonibrändi agentuuri asutaja ja selle mõtteviisi juurutaja Eestis. Ning tahtsin täna rääkida hoopis ühest huvitavast teemast, mis on nii-öelda eneseareng või enda parendamine ja saavutused. Sest see kanal on selleks, et sina saaksid kujundada oma elu sellistel nii-öelda tingimustel, nagu sina seda tahad. Ja selle sees on üks väike kiiks, mis võib mõned raskustesse viia, sest see tähendab kogu aeg natuke parendamist. Ja olen viimased aastad nüüd juba keskendunud ka sportlastele, kus on väga selgelt näha, et ükski tulemus ei ole ju piisavalt hea, sest kogu aeg on ruumi kuidagi paremaks minna, kõrgemale, kaugemale, kiiremaks. Keegi on ikka, kes võib-olla trennib rohkem või kellel on õnne olnud rohkem. Et see maailm on selline, et kus see saavutus tuleb ja tuleb ja tuleb, aga kogu aeg justkui oled rahulolematu. Ja sama, mida ma olen pannud tähele, on üldse nende puhul, kes on sellised kõrgemad saavutajad, nii-öelda high achievers inglise keeles, kes me tahame kogu aeg leida uusi viise, paremaid, optimeerida, automatiseerida ennast nii-öelda isiklikul tasandil ja professionaalsel tasandil, endale väljakutseid esitada, sest me naudime seda ja see on põnev ja tore. Aga sellega on selline väike aga, et ühel hetkel me võime avastada, et me oleme täiesti läbi põlenud sellest, sest me ei ole võtnud hetke, et näha, kuhu me jõudnud oleme. Ja soovisingi sulle anda sellise väikese mõtte tänasesse, et jah, saavutamine on tore ja kui sa oled nii-öelda vastupidav, sul on kõik tööriistad, et tulla toime selle pideva stressi, pideva nõudmisega iseendale eelkõige, siis võta see hetk vahepeal, et näha, mis kõik on hästi. Ja ma luban, et tegelikult on neid hästi olevaid asju väga palju. Ja üks põnevamaid hetki minu töös oma klientidega ja see, kui nad tulevad siia, ja ütlevad, et nüüd tuleb kas kuvandit luua või tuleb näidata, teha mingit eneseturundust, aga tunnevad, et võib-olla neil ei ole midagi öelda. Ja kui me hakkame vaatama, mis siis on selle karjääri, selle elu, selle töö taga, selle inimese taga, tema eesmärgid ja visioonid, ja mida ta on juba teinud ja kus ta juba on, siis see on fantastiline, milline tunne ja milline vabadus sealt tuleb, milline jõud sealt ka tuleb. Et see on omamoodi nii-öelda efekt, et kui sa võtad selle aja, et panna tähele, kuhu sa juba jõudnud oled võrreldes iseenda varasemate hetkedega, siis see annab sulle jõudu ja vastupidavust järgmiste stressisituatsioonide, keeruliste olukordadega, enda nõudmistega, pingelisemate aegadega. See annab seda jõudu nendega kõigega toime tulla. Nii et minu soovitus on vahepeal lisaks sellele väljakutsete esitamisele ja nendele jõudmisele ja kõikide teiste nii-öelda nõudmistega toimetuleku juures vaadake, kui kaugele te juba olete jõudnud ja tähistage seda. Leidke oma viis, kuidas seda tähistada iseenda jaoks. Ja just see on kõige parem viis kindlustada, et te olete ikka nii-öelda mõnusalt, vaimselt tervelt edasi liikumas. Või ka võtate aja lihtsalt olla mõnda aega, teha mitte midagi. See võib olla väga põnev väljakutse, kust hakkab siis nii-öelda tulema siis sisemine soov midagi teha. Nii et mõelge sellele. Persoonibrand.ee blogis on jätkuvalt ka selle teema kohta, kuna see on mulle südamelähedane, väga palju postitusi, kus sa saad endale küsimusi esitada, end kaardistada, näha neid tugevaid külge, mis sul on, näha seda head poolt, mis sinul on juba olemas. Et uudistage, vaadake ja tule tagasi, kommenteeri ja pane subscribe sellele YouTube'i kanalile, et ka järgmised videod sinuni jõuaksid. Ja kommenteerige, küsige, andke mulle märku, millest siis võiks veel rääkida ja kuidas see kõik suhestub just sinuga, kuulaja, ja mida see nii-öelda aitab su elus muuta ja kuidas seda paremaks teha. Järgmise korrani!